Tere hommikust kõigile! Suur rõõm on teid kõiki siin näha ja aitäh, et olete tulnud kuulama ulatusliku psühhosotsiaalse kriisiabi pakkumise analüüsi tutvustust. Mina olen Katrin Aarma, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna vaimse tervise toetusvõrgustike koordinaator. Ma teen alustuseks väikese sissejuhatuse enda poolt, enne kui siis annan sõna meie heale uuringupartnerile Balti Uuringute Instituudile. Ja teemasse sisse minemiseks on esmalt oluline tuua välja mõned valdkondlikud terminid. Et me räägime täna vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toest kriisiolukordades ja kriisiolukorrad siis on sellised keerulised ja sageli ootamatud juhtumid, mis nõuavad kiiret ja koordineeritud reageerimist. Ja sellistes olukordades on väga oluline pakkuda inimestele psühhosotsiaalset tuge, et aidata siis nendel toime tulla stressi või mõnel juhul ka emotsionaalse šokiga ja potentsiaalselt vähendada pikaajalise trauma mõju. Ja psühhosotsiaalsest toest rääkimisel siis kasutatakse sageli kirjeldatud termineid. Sotsiaalministeerium siis koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga on valinud välja vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe rahvusvahelise raamistiku. Ja sellele siis ministeerium ka poliitikakujunduslikult toetub ja sellest juhindub. See raamistik hõlmab endas mitme tasandi sekkumisi ja ühelt poolt siis nii spetsiifilisi kliinilisi vaimse tervise teenuseid kui ka selliseid nagu leebema astme sihitatud erinevaid psühhosotsiaalse toe tegevusi, aga ka kogukondliku taseme tegevusi. Üks oluline osa sellest raamistikust on seesama psühhosotsiaalse kriisiabi, mis on meie tänane fookus PSK pakkumine. See on siis teenus, mille abil pakutakse inimestele kriisiolukorras või selle järel esmast psühhosotsiaalset tuge. PSK selline nagu keskmes on psühholoogilise esmaabi oskuste nagu pakett ja siinkohal on oluline välja tuua, et esmase psühhosotsiaalse toe ja psühholoogilise esmaabi pakkumiseks ei pea olema vaimse tervise spetsialist ega väljaõppinud psühholoog. Need on komplekt oskusi, mida on võimalik omandada kõikidel inimestel ja selleks, et siis laiapindset ulatuslikku psühhosotsiaalset tuge pakkuda, on eriti tervitatav, et mida rohkematel inimestel siis vastavad oskused on, seda tugevamad oleme me kogukonnana, ühiskonnana ja võimelised üksteisele siis tuge pakkuma. Toon siinkohal välja ka kõrvuti psühholoogilise esmaabi terminiga vaimse tervise esmaabi termini. Neid on lihtne segamini ajada, kui need kõrvuti vaadata, siis on eristust teha üsnagi lihtne. Et vaimse tervise esmaabi on siis selline esmase vaimse tervise murega inimese toetamine igapäevaelus ja psühholoogiline esmaabi on siis just vahetus kriisiolukorras või siis ka kriisiolukorra järgselt. Seaduslikust vaatest on psühhosotsiaalne kriisiabi siis kirjeldatud ühe ohvriabi teenusena ohvriabi seaduses. Seal on kirjeldatud PSK osutamise põhialused. Valmivas tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduses on samamoodi toodud välja psühhosotsiaalse abi osutamise vajadus kriisiolukorras. 2024. aastal kinnitati elanikkonnakaitse tegevuskava. Selle raames siis kirjeldati ühe elanikkonnakaitse tegevusena ka vaimse tervise ja psühhosotsiaalse abi pakkumine kriisi ajal muude oluliste teemade kõrval. Ja hea on teada, et psühhosotsiaalse abi tagamine on siis kriisides on siis kinnitatud üheks Sotsiaalministeeriumi haldusala riigikaitseliseks ülesandeks ja selle eesmärk on siis toetada ühiskonna sidusust ja kerksust. Kerksus on selline
tore sõna, mis paljudele on juba tuttav, mõndadele mitte nii väga. Kerksuse all peetakse siis silmas sellist säilenutkust inimeste vastupidamisvõimet, kohanemisvõimet. BSK olemus on eeskätt siis, nagu ma juba mainisin, vahetus kriisiolukorras toe pakkumine. See keskendub inimeste emotsionaalse vastupidavuse tugevdamisele, sotsiaalsete sidemete taastamisele, psühholoogilise stressi vähendamisele ja seda siis nii kogukondlike kui ka professionaalsete sekkumiste kaudu. Oluline komponent on BSK pakkumises siis psühholoogilise esmaabi pakkumine, mis on selline baasoskuste kogum, mida on siis võimalik kõikidel inimestel omandada. Psühholoogilise esmaabi 3 peamist tegevuspõhimõtet on jälgi, kuula, aita. Sellest kõigest täpsemalt on kõige lihtsam tutvuda või koolituda, kes sellega veel tuttavad ei ole. Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on psühholoogilise esmaabi e-koolitus. Ma pärast jagan linki ka chatti. See on siis selline 3-4 tunnine e-koolitus, mis on sobilik kõikidele inimestele läbimiseks ja mis siis aitab sellist laiapindselt psühhosotsiaalset tuge üheskoos kenasti ellu viia. Spetsiifilisemalt on SKA ehk siis Sotsiaalkindlustusameti lühend juba mõned aastad läbi viinud psühholoogilise esmaabi koolitusi siis eesliini töötajatele, erinevatele asutustele, erinevatele ametitele ja nüüd ka kohalikele omavalitsustele. Et seda nii see aasta, kui sellega jätkatakse ka järgmisel aastal ja need koolitused on tasuta ja sellest huvist saab anda märku ja endale siis ka see koolitus tellida. Toon korra veel ette, me räägime täna spetsiifiliselt psühhosotsiaalsest kriisiabist, aga natukene laiemalt on ka hea teadvustada erinevaid abivõimalusi. Selleks on siis kokku pandud selline vaimse tervise abivalgusfoor. Ma jagan pärast ka seda linki chatti. Ja sealt siis on võimalik leida nagu sellised erineva abitasandi, erinevad abiviise siis vastavalt inimeste vajadusele. Et olenevalt sellest, kas tegu on väga kriitilise olukorraga või alles esimeste märkidega mõnest probleemist. Nüüd see on siis selline lühikene taust psühhosotsiaalsest kriisiabist kui sellisest igapäevateenusest, mida Sotsiaalkindlustusamet pakub igapäeva väiksemate kriiside korral, olgu see siis suitsiidikatsed, liiklusõnnetused, mis on siis kas lõppenud surmaga või tugeva suurte inimkahjudega. Täna räägime me ulatuslikust psühhosotsiaalsest kriisiabist ja see tähendab nende samade täna väikekriisis pakutavate tegevuste võimestamist, et olla valmis võimalikeks suurteks kriisideks. Süsteemsemalt on hakatud kriisideks valmisoleku ja psühhosotsiaalse toe pakkumise võimekuse suurendamisega siis tegelema suhteliselt hiljuti ja seda on siis mõjutanud nii ühiskondlike kriiside sagenemine, aga teisalt siis ka vaimse tervise tähtsustamine ja ka rahvusvaheliselt tähelepanu juhtimine sellisele valdkonnale, sest et kus iganes on kriis, seal on alati mõjutatud inimesed ja inimeste heaolu. Nii et vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe metoodika juurutamine on osa riikliku tasandi kriisivalmiduse arendamisest ja nagu juba ka mainisin, siis BSK on määratud Sotsiaalministeeriumi haldusala riigikaitse ülesandeks. Ulatuslikes kriisides muutub Sotsiaalkindlustusameti roll individuaalsest tööst
BSK-d koordineerivaks rolliks. See on see, mistõttu muutub eriti oluliseks koostöö kõikide erinevate osapoolte vahel, koostöö erinevate asutuste, ametitega, aga ilmselgelt ka kohalike omavalitsustega. Ulatuslike kriiside puhul räägime me mahtudest, mida ei ole võimalik lahendada ühel asutusel üksinda, vaid see on see moment, kus siis koostöö osutub eriti oluliseks ja ka eriti oluliseks osutub see, millised ettevalmistused on kriisideks valmisolekuks selleks ajaks tehtud. Siin teile ka veel väike ajajoon sellest, et milline on olnud üldse psühhosotsiaalse kriisiabi pakkumise areng Eestis ja sisuliselt selline süsteemsem tegevus algas aastast 2017. See on mõnes mõttes mõnes mõttes juba mõnda aega, kõigest 8 aastat tagasi, mõnes mõttes juba mõnda aega on toimetatud, et erineval ajahetkel on siis astutud erinevaid samme valdkonna arendamiseks. Kõik algas, eks ole, sellise nagu visiooni kirjeldamisega, mille järel hakati looma BSK kompetentsi Sotsiaalkindlustusameti juurde. Edasi on asutatud erinevaid tugiliine, loodud kursuseid, e-kursuseid, koolitusi. Toon välja, et alles aastal 2022 loodi ministeeriumi juurde tegelikult terviklik vaimse tervise osakond ja sellele samal aastal siis kinnitati ka vaimse tervise tegevuskava järgnevaks 3 aastaks. Ministeeriumi eestvedamisel on siis nüüd süsteemselt viimased aastad psühhosotsiaalse toe valdkonnaga tegeldud, nagu ma mainisin, seda siis rahvusvahelise vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe raamistiku põhjal. See rahvusvaheline lühend on MHPSS, mis on siis siin lühendina ka paista. Mis on veel võib-olla huvitav välja tuua on see, et elanikkonnakaitse veebikoolitus sai eelmisel aastal valmis, mille hulgas on siis ka psühholoogilise esmaabi põhimõtted kirjeldatud. See on kohustuslik avaliku sektori töötajatele, kuid läbitav siis Digiriigi Akadeemias kõikidele huvilistele. Ja täna siis jõudsime me ühel hetkel sellesse punkti, et saime aru, et selleks, et koostööd edasi arendada riigi, asutuste, kohalike omavalitsuste vahel, on meil tegelikult vaja aru saada täpsemalt, milline on tänane kohalike omavalitsuste võimekus psühhosotsiaalse kriisiabi osutada. Meil on tekkinud vajadus selgitada, millised on KOV-ide olemasolevad ressursid, milliseid lahendusi kasutatakse juba praegu, aga samal ajal vajasime ka ülevaadet, et millised on need võimelüngad, milline on KOV-ide vajadus lisatoe järele. Selleks kuulutasime me välja väikehanke, et selline uuring läbi viia. Meie partneriks osutus äärmiselt hea koostööpartner Balti Uuringute Instituut, kelle abiga siis etteruttavalt ütlen, saime me andmeid ühel või teisel moel 92% kohalikest omavalitsustest. Suur aitäh teile kõigile, kes te uuringus osalesite. Ja siinkohal annan ma sõna üle Maarjale ja Saarale, kes räägivad täpsemalt analüüsis leitust endast. Tere hommikust ka meie poolt, et tõepoolest Balti Uuringute Instituudil see rõõm oli seda uuringut läbi viia. Ja mina olen Maarja Käger ja minuga koos on Saara Kruusmaa ja ma proovin need slaidid ka toimima saada. Loodetavasti näete. Et mida ja kuidas me siis täpselt tegime? Et nagu ikka,
dokumendi analüüsil väga-väga oluline roll, et aru saada, et mis on see seadusandlus, mida on varem uuritud, mis on need augud, mis on see info, mille baasilt midagi üldse edasi uurima hakata. Lisaks siis vaatasime ka juhiseid, mida juba koostatud on ja selle kõige pinnalt oli juba ka hea vaadata, mida siis teistes riikides tehtud on. Vaatasime Norra, Läti ja Ukraina selliseid juhtumeid või olukordasid, et mida siis seal tehakse. Ja taaskord keskendusime ka seal peamiselt dokumentidele, aga kuna sellist ideaalset ülevaadet kusagil arusaadavalt ei ole, siis üritasime ka spetsialistidelt natuke lisainfot saada kirjalikult ja suuliselt. Teiste riikide praktikate kohta on aruandes üsna põhjalikult kirjeldatud, aga täna me siis toome sealt mõningaid näiteid, et ilmestada, mida me soovitame nagu uuringu põhjal siis omavalitsustel teha. Väga oluline osa uuringust oli ikkagist intervjuudel, täpsemalt omavalitsuste intervjuud, aga vestlesime ka teenuseosutajatega erinevatega, ehk siis need, kes on partnerid BSK osutamisel ja kokku me viisime läbi umbes 70 intervjuud, osad nendest olid sissejuhatavad, osad olid sellised põgusamad telefonivestlused, aga ühtekokku siis tõepoolest rääkisime siis ligi 90% Eesti omavalitsustega, et mõned üksikud olid need, kust me ei saanud ka korduva ürituse käigus mingit sisendit, et mida, kuidas tehakse või kuidas seda teemat nähakse. Ja uuringu lõpetasime koosloome töötoaga, mis toimus digitaalselt ja erinevate kaasuste stsenaariumite põhjal toimuvate arutelude käigus me siis valideerisime seda, mis me olime varem teada saanud, täpsustasime ja saime ka täiendavaid mõtteid soovituste jaoks. Ja täna kajastatud soovitused tuginevadki siis kogu selle kombineeritud analüüsi sünteesi põhjal, et aruandes endas on meil ka posu selliseid soovitusi, mida uuringus osalenud ise nägid, et neid saate sealt vaadata. Nii, aga mis me siis saime teada, mis tulemused, järeldused, soovitused kaasa võtta võiks? Saara, palun. Ja tere hommikust ka minu poolt. Üheks siis meie uuringu keskseks küsimuseks oligi siis saada põhjalik ülevaade, et milline see tänane omavalitsuste arusaam psühhosotsiaalse kriisiabi pakkumisest ja selle vajalikkusest on. Ja mis me teada saime või mis meie uuringust nähtus, oli siis see, et kuigi võiks justkui eeldada, et KOV-i suurus ja asukoht ja natukene ka rahakott ja üldine kriisivalmiduse tase määrab arusaama psühhosotsiaalsest kriisiabist ja ka selle pakkumise võib-olla võimekuse, siis meie uuringust tuli välja, et tegelikult see nii ei pruugi üldse olla. Et pigem sõltub siis BSK teenuse osutamine ja selle ulatus ja ka kvaliteet KOV-is töötavate inimeste taustast ja ka varasemast kokkupuutest BSK-ga. Et siin kindlasti eristuvad need KOV-id, kellel on rohkem kokkupuuteid varasemate kriisidega ja just selliste mõõdukamate või suuremate kriisidega. Ja selgus veel seegi, et osa KOV-e mõistavad BSK olemust ja olulisust väga hästi ning on selle enda jaoks läbi mõelnud, kuidas seda ka siis kriisiolukorras pakkuda, siis tegelikult see on niimoodi teadlikkus on väga varieeruv ja on KOV-e, kes pigem jäävad BSK mõistmisel ja rakendamisel väga tagasihoidlikuks. Ja tuli ka välja see, et on üsna tavaline praktika, et mõnes KOV-is on BSK-st teadlik ainult 1 või 2 inimest. Sageli on siis nendeks teadlikumateks inimesteks siis sotsiaalosakonna juht ja mingil määral ka kriisikomisjoni juht. Kuid selline üldine teadlikkust kõigi siis KOV-i töötajate lõikes on pigem madal. Ja siinkohal on ka siis meie poolt väga oluline rõhuasetus, et BSK ei ole kindlasti vaid sotsiaalosakonna juhataja või juhi ülesanne ega roll, vaid siin tuleb tõsta ka teiste KOV-i töötajate pädevust ja teadlikkust, sellepärast et just sellest
koostöö summast tuleb see kõige efektiivsem teenuse pakkumine. Mis veel välja tuli, oli võib-olla see, et need terminid, et kui Katrin alguses loetles erinevaid termineid ja nende definitsioone, siis me nägime, et BSK on sageli natukene keeruline termin, et seda aetakse tihti segamini sellise üldisema vaimse tervise toetamise ja võib-olla ka psühholoogilise nõustamisega. Ja siin on ka seotud see, et samuti kiputakse natukene KOV-ides üle hindama BSK pakkumiseks vajalikke oskusi, et mõeldakse, et selle jaoks oleks vaja kokkupuudet psühholoogilise nõustamisega või koguni haridust selles valdkonnas. Ja samas alahinnatakse BSK olulisus kriisiolukorras, et siin on selline natukene paradoks sees. Ja siin sinises on ka seotuvalt meiepoolne soovitus. Ja meie soovitus on siis tõsta KOV-i töötajate, eriti sotsiaalosakonna ja kriisikomisjoni üldist teadlikkust BSK-st. Nimelt me leiame, et BSK pakkumise arendamiseks on vaja laiemat teadlikkust ja arusaama valdkonnast ja selle olulisusest, et ühelt poolt oleks vaja selgemat arusaama just sellest teoreetilisest poolest, et mida see BSK endas kätkeb, aga teisalt tuleks ka praktilist poolt edendada, et siin kindlasti aitaks näiteks BSK läbiharjutamine õppustes või ka lauaõppustes. Ja lisaks on oluline, et omavalitsustel oleks teadlikkus ka üksteise tehtavast, et me mõtleme siin nii naaberomavalitsuste korraldavast praktikast kui ka siis teenuse pakkujate praktikast seoses BSK-ga. Aga meil tulid välja uuringust ka mõned KOV-id, kes paistsid väga hästi silma enda teadlikkuse poole pealt ja siin jällegi, et suurus ei loe, et näiteks ühes ligi 6000 elanikuga KOV-is tuli välja, et on mitu töötajat läbinud peakoolituse, saanud vastava sertifikaadi, mis siis tõendab nende teadmisi ja oskusi. Ja seejuures on veel eraldi tööl ennetustöö spetsialist, kelle ülesandeks on KOV-i sees reguleerida kogu kriisikommunikatsiooniga seonduvat ja seejuures siis arendada KOV-i sisest koostööd ja veel lisaks koondada vabatahtlikke väljaspool KOV-i. Ja samamoodi on selle KOV-i puhul tuli välja, et neil on ääretult tihedad koostöösuhted esmareageerijatega ja teiste elanikkonnakaitsega seotud vabatahtlike organisatsioonidega. Ja kuna, nagu Maarja ka mainis, siis me kaardistasime enda uuringus Läti, Norra ja Ukraina kogemust BSK pakkumisel, siis tuli välja, et näiteks Norras erinevalt Eestis on BSK täiesti loomulik KOV-i igapäevateenuste osa. Et Norras ongi KOV see, kes vastutab ja moodustab ka eraldi psühhosotsiaalse kriisitiimi, mis kutsutakse kokku mitte ainult suuremate kriiside puhul, aga ka väiksemate sündmuste korral. Ja samamoodi on Norras välja töötatud riiklikud juhendmaterjalid ja toimub regulaarne harjutamine, et siis et tagada hea valmisolek kriisiolukorras just BSK pakkumisel. Ja samamoodi siis Läti puhul tuli esile, et neil on KOV tasandil tsiviilkaitsekomisjon, mis siis koordineerib kriisimeetmeid ja seal on siis olulisel kohal just ka BSK. Ja samamoodi siis nende puhul tsiviilkaitsekomisjon töötab ka omavalitsuste koostööplatvormina, mille eesmärk ongi siis koordineerida katastroofi ja kriisiperioodil vajaduspõhiseid tegevusi ja tegelikult ka nõustada üksteist ohuolukordade haldamisel. Et need olid siis sellised praktikad, mis selgelt tulid esile. Aga mida ja kuidas siis praegu ikkagi tehakse? Et väga selgelt nägime, et on selliseid aspekte, mis mõjutavad BSK osutamist. Ja nendeks võib siis nagu välja tuua ühelt poolt Saara välja toodud siis selle arusaama psühhosotsiaalsest kriisiabist, et kuivõrd mõistetakse, mis see on ja selle kõrval, et kui mõistetakse, mis see on, siis kuivõrd prioriteetseks selle osutamist peetakse.
et kui see oli prioriteetide üleval listis, siis sõltumata sellest, kas tegu on väikese või suure omavalitsusega, on seal 1 või 5 töötajat valdkonnas, siis leitakse see aeg, et aru saada, mis on KOV-i võimekus, mida, kuidas teha saab ja jõutakse ka läbi mõelda, mis need erinevad stsenaariumid kriisiolukorraks oleksid. Lisaks mõjutab kindlasti see, et kui tõenäoliseks üldse peetakse ulatusliku kriisi esinemise nagu tõenäosust, et näiteks kui on üleujutuste oht suurem või siis mõningal juhul ka ollakse piiriäärses piirkonnas, kaugemas Eesti suurtest keskustest, siis võib, aga ei pruugi alati olla see valmidus BSK osutamiseks suurem või on läbi mõeldud rohkem, mis see on. Nagu sai välja toodud, siis KOV-i suurus võib, aga ei pruugi mõjutada ja mis siin on oluline aspekt on see, et kui on suurem omavalitsus, siis seal võib olla rohkem töötajaid, kes BSK-ga saab tegeleda, rohkem töötajaid, kes sotsiaalosakonnas on ja võib olla ka suurem eelarve, aga samas, nagu sai toodud, siis suurus ei ole alati see võtmeelement, sest prioriteetsus, teadlikkus, palju erinevaid aspekte, mis veel lisaks mõjutavad. Lisaks varasem kokkupuude ulatuslike või ka väiksemate kriisiolukordadega, et isegi kui mingi väiksem tõke on olnud, väiksem kriisiolukord, siis sealt on juba mingisuguseid kogemusi saadud, mille pinnalt siis osatakse hinnata või valmistuda, et jah, BSK on oluline teema, millega tegeleda. Ja siit tuli läbivalt välja, et kuna kriisid on väga erinevad, siis meil võib see varasem kokkupuude olla väikeste või suuremate kriisidega, siis me tegelikult ei tea, mis see olukord on, kui see suurem kriis või järgmine kriis kätte tuleb. Aga seda kõike toetab, kui me oleme eelnevalt läbi mõelnud, me oleme rolle täpsustanud ja nii edasi. Olulise aspektina tuli mitme intervjuu põhjal välja ka omavalitsuste ja riigi suhted, sealhulgas see, mis on seadusandluses öeldud, kes mida tegema peab, kuidas on rollid jaotatud, millised on ootused erinevatele osalistele, riigi ootused omavalitsustele, vastupidi, ootused teenuse osutajatele. Et see kõik mõjutab seda arusaama, kes mida, kuidas peaks tegema. Ja nagu sai põgusalt toodud, siis oluline on ka see, et millal tõenäoliselt abi piirkonda jõuda võib, et kas mul on mõtet jääda lihtsalt ootama, et äkki keegi teine tuleb appi või on mõistlik meil omavalitsuses endil midagi ära teha, et võimalikult kiiresti inimesi ikkagist aidata. Sest mida näitavad teadusuuringud, teiste riikide praktikad, et mida kiiremini see esmane abi ikkagist abivajani jõuab, seda väiksem on see tõenäosus, et see kriis nagu suuremaid selliseid tagajärgi inimestele toob. Ehk siis see kõik mõjutab seda, kuivõrd on omavalitsus valmis BSK-d osutama. Ja siit edasi, et omavalitsus tervikuna on üks, aga meil on ka üks inimene, kellele see info kriisiolukorrast kõige esimesena jõuab. Et kui sellel inimesel on ka teadlikkus, mida, kuidas ta teeb, kellega ta suhtleb, kuidas infot edasi anda, siis on ka suurem tõenäosus, et sellele BSK-le pööratakse tähelepanu. Kui sellel konkreetsel inimesel vastavat tausta ei ole, siis on oht, et inimesed jäävad abita, ei teata, kelle poole pöörduda, et see on oluline teema. Ehk siis jah, esmasena reageerija arusaam on ülioluline. Ja igaks juhuks rõhutaks veel, et need aspektid, mis siin on toodud, mis nagu mõjutavad, siis mitte ükski nendest aspektidest ei anna täit kindlust, et kas, mida ja kuidas tehakse. Aga mida siis täpsemalt tehakse? On erinevaid viise, kuidas BSK-d pakkuda, et kui kellelgi on teada ka siis see NHPSS-i püramiid, et on alumised astmed, kus on võimalikult lai, odavam, et aruandes on ka joonis selle kohta ja siis ülevalpool on spetsialistid, siis me nägime, et erinevaid viise kasutatakse, mõnes omavalitsuses rohkem ühte, mõnes teist rohkem. Aga üldiselt saab välja tuua, et need on spetsiifiline tugi, näiteks siis omavalitsuse enda või sisseostetud psühholoogid, nõustajad, terapeudid. Lisaks on siis omavalitsuste töötajate pakutav tugi, ehk siis sotsiaalosakonna või siis esmareageerija, selline esmane reageering tugi abivajajatele. Kasutatakse päris palju ka riiklikke teenuseid, enim toodi välja ohvriabi, kuhu inimesi suunatakse.
Ja siis mitmed tõid välja ka kogukonna ja vabatahtlike organisatsioonide kaasamist. Ja siit nende viiside puhul ongi nüüd see, et on omavalitsusi, kes kasutavad kõiki, kes mõistavad seda, et kõige lähem, kiirem abi on see, kui me alustame altpoolt, ehk siis kogukonna vabatahtlike inimeste endi vastutus. Aga paraku me nägime ka omavalitsusi, kus tuntakse, et nad ei ole valmis, ei oska, ei suuda BSK-d pakkuda ja nad suunavad kohe inimese kas siis spetsialisti poole või siis riiklike teenuste ehk ohvriabi poole, ehk siis vahelt jäävad need alumised lülid nagu vähem kaetuks. Ja tegevuskäik sõltub siis sellest tõepoolest, et kuivõrd või kuidas BSK-d mõistetakse, kuivõrd ollakse valmis ise osutama BSK-d või siis kuivõrd omavalitsus on läbi arutanud, kes mida saab teha. Ja tõepoolest siis see esmane reageerija, kes selle otsuse teeb, et mida, kuidas edasi tehakse. Oluline aspekt siin on ka see, et kas BSK-d nähakse kriisi lahendamise osana, et omavalitsuse seas võib kriisikomisjon olla, aga kui BSK-d ei ole seal läbi mõeldud, siis on see natuke küsitavam. Samamoodi kui kriisikomisjoni kaasatud sotsiaalosakond, siis on palju suurem tõenäosus, et isegi kui kriisikomisjoni juht või abivallavanem, vallavanem ei tea BSK täpsemaid selliseid elemente, osasid, siis see sotsiaalosakonna töötaja saab selle suunata või mõni teenuseosutaja, kes on kriisikomisjoni kaasatud. Aga kui seal seda lüli ei ole, siis on taaskord oht, et sellele ei pöörata tähelepanu, see ei ole läbi mõeldud eelnevalt ja kui kriisiolukord kätte jõuab, siis võtab selle kõige nagu paika luksutamine rohkem aega, on rohkem õppemomente. Nägime ka seda, et on omavalitsusi, kes on võimalike teenuseosutajatega juba kokkuleppeid sõlminud, et kui midagi juhtub, et millised kelle rollid on, mismoodi üksteist aidata saab ja on omavalitsusi, kes ei ole seda teinud. Kas sellepärast, et ei teata, kes need on või ka sellepärast, et see võib kohati lisaeelarvet eeldada, kuna mõned lepingud või kokkulepped eeldavad püsirahastust võimalikule teenuseosutajale, mis ei ole kõigil omavalitsustel võimalik. Samas ka nähti, et isegi kui kriisiolukord tuleb, siis näiteks COVID-i põhjal öeldi, et varem kokkulepe oli, aga see ei kehtinud selles kriisiolukorras, sest meieni lihtsalt ei jõutud, mis taaskord viib tegelikult tagasi selle kogukonna ja ka inimeste endi vastutuse olulisusele. Aga mis me nägime, mis on väga-väga positiivne, on see, et väiksemate kriiside korral tulevad omavalitsused abipakkumisega toime, nad mõistavad, et abi tuleb osutada ja teevad endast või annavad endast maksimumi, aga ongi, et kui tuleb suurem kriis, et kuivõrd ollakse selleks valmis. Ja järeldada saamegi siit seda, et BSK osutamine üle-eestiliselt on pigem ebaühtlane ja juhuslik. Ehk siis lähtuvalt olukorrast hakatakse vaatama, kes on need võimalikud osalised, keda kaasata, kes mida täpselt teha saab. Ehk siis see võtab aega, et kriisi lahendada. Ja see BSK eest vastutaja siis omavalitsuses või teenusosutaja juures mõnes organisatsioonis, et nende roll on väga-väga oluline, sealhulgas see esmane reageerija, mis iganes organisatsioon on, kes seda infot saab, et on mingisugune kriisiolukord. Ja et seda ebaühtlust vähendada, juhuslikkust vähendada, siis üks meie suur soovitus on, et omavalitsused võiksid integreerida BSK oma kriisiplaanidesse ja ka kriisikomisjoni tööjaotusesse. Et kohati nagu öelda, et mille pärast me peame neid termineid nagu loomulik, et põhimõtteliselt, kui sa inimeste mure märkad, seda abistad, et see on mõneti loomulik, aga samas tõdeti, et kuna kõik omavalitsused, kõik töötajad ei võta seda veel kui loomulikkust, siis on oluline see väike lisatermin sinna plaanidesse lisada. Et kui uus töötaja tuleb, siis on natukenegi suurem tõenäosus, et ta märkab mingit terminit, viib ennast kurssi, mis see on, mida see endast kujutab ja saab aru, et see ei tähenda seda, et ma pean suur spetsialist olema, et inimestele abi pakkuda. Ja lisaks me näeme, et väga suur kasu võiks olla sellest, kui omavalitsustel on BSK koordinaator. See võib vabalt olla mitme omavalitsuse ülene, nagu me uuringus mõnest omavalitsusest kuulsime, et rakendatakse. Aga on hea, kui meil on selline konkreetne isik,
ja tal on reaalselt määratud või võimaldatud teiste tegemiste kõrvalt aega, et tegeleda siis BSK osutamise võimekuse suurendamisega, sealhulgas vaadata, milliseid koolitusvõimalusi on, kas töötajad on koolitatud, kuidas elanike endi teadlikkust tõsta. Samamoodi ka, et kui mingi isegi väiksem kriisiolukord on, et sellest kokkuvõtteid teha, õppida midagi, et see kõik eeldab seda, et inimesel on aega, et seda teemat peetaks prioriteetseks. Ja siin on hästi-hästi oluline aspekt ka see, et okei, kui meie omavalitsuses ongi sotsiaalosakonnas võib-olla ainult üks inimene, kes siis ka selle BSK osutamisega peab tegelema, meil on tegelikult omavalitsuses rohkem inimesi. Märgakem ka seda, mis omavalitsuse sees toimub. Kas äkki vajab ka see BSK tuge pakkuv töötaja abi, et me peame toetama töötajaid ja vältima läbipõlemise ohtu, et kes iganes kedagi abib, siis nagu kellele iganes abi pakub, siis ka tema võib vajada abi ja nõustamist, et mitte läbi põleda. Ja nende soovitustega seoses mõningad sellised huvitavad nagu väljanõpped, praktikad ka mujalt, et Norras näiteks ongi tervishoiu valdkonna siis kriisivalmidusplaanis väga selgelt välja toodud siis psühhosotsiaalne kriisiabi kui üks element siis kriisivalmidusest, et hästi selgelt on välja toodud rollid, vastutused, volitused, kes midagi teeb, mitte ei ole eeldused, küll teatakse, et mida kriisiolukorras teha, mida siis vaadata. Ja siis näiteks ja see sai toodud, et on ka siis omavalitsuste üleseid koordinaatoreid ja ka kriisimeeskondasid ja väga-väga tore oli kuulda neid juhtumeid, kus omavalitsused on üksteisega läbi rääkinud, et kui meil midagi juhtub, siis kes mida teeb, kuidas me saame üksteist aidata, mida teeb teie koordinaator, mis siis, kui see koordinaator ise on üks kriisis osalejatest, kes vajab tegelikult abi, et siis on aru saada, et keegi teine võtab selle BSK osutamise vastutuse endale. Aga Saara, palun. Ja, väga oluline osa meie uuringust keskenduski tegelikult just omavalitsuse endi nägemusele rollijaotusest, et missugune peaks see ideaalne rollijaotus kriisiolukorras olema, kui me räägime BSK tõhusast pakkumisest. Ehk siis kes pakub, mida pakub ja kellele pakub. Ja meie siis uurimustulemustest ilmneski, et KOV-idel ja tegelikult samas ka BSK-d osutavatel mitmetel organisatsioonidel pole täna päris kindlat arusaama võimalikest pakkujatest ja samas ka nende rollidest. Et nähtus, et ei ole ka väga head arusaama, et kuidas leida neid inimesi, kuidas luua koostööd, kuidas kaasata näiteks vabatahtlikke ja veel vähem, et kuidas seda efektiivselt ja võimalikult tõhusalt teha. Et tundub, et praegu KOV-ides on pigem praktika, et vaadatakse jooksvalt kriisi puhkedes, et siis keda, kuidas ja millal kaasata vastavalt olukorrale ja siin kindlasti tuleb mängu ka siis kriisi mastaap. Koostööd tehakse küll üsna tihedalt esmareageerijatega, keda nähakse ka siis ütleme niimoodi väga keskses rollis, kui me räägime BSK pakkumisest, et need on siis Päästeamet, politsei, kiirabi. Samas korduvalt tuli välja ja mida ka Maarja natuke mainis, et Eesti puhul just siis on suureks puuduseks kogukonna kaasamine. Et kuidas leida jällegi just ulatusliku kriisi puhul, kui ei tulda toime olemasolevate inimestega, vabatahtlikke. Ja seetõttu siis meie väga oluliseks soovituseks on BSK teenuse pakkumisse kaasatagi kogukonda, piirkondlikke vabaühendusi, aga ka professionaalseid vabatahtlikke, näiteks Eesti Punase Risti ridadest, aga ka ümberkaudseid KOV-e ehk siis koostöö. Ja siinkohal kindlasti tuleks paika täpsemalt panna, kes mingis olukorras vastutab ja just millal ja kuidas need rollid vahetuvad. Ja veel kord siis see kommunikatsioon ja info, et kuidas see info jõuab kõigi osalisteni,
kriisiolukorras, kui on ka teatud riskid ja takistused siis selles info levikus niisamagi. Siin info poole pealt me proovisime ka kaardistada, et kus siis KOV-id jagavad enda informatsiooni BSK kohta, et peamisteks siis infokanaliteks on loomulikult KOV-i kodulehekülg, aga ka Facebooki leht ja Messenger. Mõned KOV-id on väga aktiivsed siis infolevitajad ka kohalikus vallalehes, aga ka isiklike kontaktide kaudu. Mõned KOV-id on esitanud üleskutseid BSK kohta kohalikel messidel, laatadel, raadios, erinevatel kogukonnaüritustel, et see on üsna innovaatiline viis, aga tundub, et hea asi, mida kõrva taha endale panna. Ja meie uuringust tulid esile ka siis mitmed väga head praktikad koostöövõrgustiku laiendamiseks. Et näiteks, mis me teada saime, on, et üks Eesti suurematest, nüüd siinkohal siis see suurus loeb, KOV-idest on ulatuslikes kriisides reageerimisvõime parandamiseks loonud just omavalitsuses või omavalitsuse alla kuuluvates asutustes töötavate isikute kriisireservi. Ja sinna kriisireservi kuulumine on küll täiesti vabatahtlik, aga neil on nii-öelda heaks tavaks, et igast olulisemast asutusest 1-2 inimest sinna kuulub. Ning kuna tööalaselt on neil siis ka teatud volitused ja ligipääs süsteemidele, siis on see väga tõhus viis kriisiolukorras, kus ju tegelikult mitmed süsteemid ja andmetega seonduvad riskid on väga kõrged. Siis üks keskmise suurusega Eesti KOV on kaardistanud just jällegi kogukonna esindajate abiga oma kogukonna liikmete valmiduse eriolukordades KOV-i aidata. Ja muuhulgas siis selle info kogumise käigus uuriti ka kogukonna liikmete, kes andsid ennast vabatahtlikena esile ametite kohta, et siis vastavalt nende ametitele ja pädevustele, kuidas nad saavad kriisis kaasa aidata KOV-i. Ja samamoodi üks KOV on näiteks aastate jooksul regulaarselt korteriühistute esindajatega rääkinud ja kutsunud kokku ka külavanemaid, et siis kriisivalmidusele ühiselt paremini kaasa aidata. Ja samamoodi, et seal on käinud ka siis BSK ja peateemad olulise kohana läbi. Ja just sellised viisid ongi väga heaks võimaluseks julgustada kogukondi esiteks juba mõtlema, et mis asi see BSK on meil kriisiolukorras. Ja samamoodi siis me nägime tegelikult, et võrreldes Läti, Norra ja Ukrainaga meil see kogukond ja vabatahtlike osalus pigem jääb tagaplaanile. Läti puhul hakkas ka silma väga nutikas viis tegelikult psühholoogia tudengeid kaasata vabatahtlike ridadesse, et mis võiks olla ka üks viis, mille peale me saaksime mõelda. Ja mis siin veel kaasa võtta on see, et jällegi, et KOV-id näevad pigem endil toetavat rolli, aga samas tõdesid kõik jällegi KOV-i esindajad, et kriisiolukorras on abi osutamine kõige efektiivsem just koha peal. Et siin on jällegi selline paradoks, aga loomulikult on täiesti arusaadav ja vale ootus, et KOV-il oleks piisavalt ressursse, inimesi, raha, teadmisi, et BSK-d saaks osutada ööpäevaringselt koha peal 7 päeva nädalas. Et siin on kindlasti riik täiendavaks toeks ja nõuandjaks. Ja nagu Maarja ka rõhutas, siis jällegi ka elanike enda vastutus, teadlikkus ja ettevalmistus on ülioluline. Et nii nagu vee ja toidu varumisega ei saa eeldada, et KOV jõuab pakkuda kõigile kriisiolukorras psühhosotsiaalset kriisiabi. Et siin on jälle see tugi ja teadlikkuse tõstmine, aga oma vastutus on olulisel kohal. Ja peatuks veel kiiresti ka korra sellel küsimusel, mis puudutab siis KOV-ide tänast valmisolekut jälle BSK-d pakkuda.
et meie uuringust nähtubki, et ehkki järjest enam panustatakse BSK arendamisse, siis on ikkagi väga vähesed valmis pakkuma kriisiabi ulatuslikes kriisides. Ja samamoodi on probleeme siis ka pikaajalisema psühhosotsiaalse kriisiabi osutamisega, et kui lühiajaliselt tullakse üsna hästi toime, siis just see pikaajaline pakkumine võib keeruliseks osutuda. Ja mis on siis peamiseks takistuseks, et ühelt poolt puudub KOV-ide hinnangul neil vajalik raha, koolitatud personal ja ka toimiv tugivõrgustik, aga teisalt avaldub, et pigem on madal ka teadlikkus KOV-il enda osakondade ja töötajate võimekusest. Et siinkohal me leiamegi, et enne kui minnakse väliste koostööpartnerite kaasamise juurde, siis tuleks KOV-il teha endal ülevaade sellest, et mis on nende või nende sotsiaalosakonna võimekus, et siis saaks üldse näha, et kui palju lisajõudu nad erimastaabiga kriiside korral BSK teenuse pakkumiseks vajavad. Ja lisaks veel, et mitmed KOV-id tõid välja ka selle murekoha, et tänased juhendmaterjalid ja koolitused ei ole piisavad või nende hulk ei ole piisav või nad ei ole piisavalt järjepidevad. Samas meil jällegi hakkas ka silma see, et KOV-ide poolne juhendmaterjalidest ja koolitustest õpitu ei ole alati rakendatud või ei kasutata selle rakendamise täit potentsiaali. Ja just see, mida KOV-id veel välja tõid, oli ka jällegi see info, et nemad tundsid, et ka riigi poolt see info ei ole alati süsteemne või ei jõua nendeni alati nii, nagu peaks või ei jõua kõigi töötajateni. Ja siinkohal on kindlasti oluline siis tagada toimiv kommunikatsioon, nagu ka eelnevalt mainisin, ja siin siis kindlasti on palju otsa vaadata Ukrainale, et kellel me praegu ajapuuduse tõttu pikemalt ei peatu, aga kindlasti raportis siis võib Ukraina üles otsida ja lugeda, et kuidas nemad on sõjaolukorras väga kiiresti suutnud oma kommunikatsiooniliinid üles ehitada. Aga see kõik siis tegelikult aitab nagu ka aru saada, et millised on need takistused ja kitsaskohad BSK pakkumisel omavalitsustes. Et lühidalt selline ülevaade veel kord, et suureks takistuseks tõepoolest on piiratud eelarve ja spetsialistide puudus. Et kui meil on inimesi vähem, kes toetada saavad, siis tuleb natuke rohkem mõelda, et mida, kuidas seda teha, mis viib taaskord ikkagist kogukonna juurde. Et me peame süsteemsemalt ja teadlikumalt kaasama kohalikke kogukondi, sealhulgas elanikke, naaberomavalitsustega läbi arutama, mida, kuidas teha kriisiolukorras. Ja see aitab loodetavasti ka aru saada, et me ei saagi eeldada, et riik absoluutselt kõik kriisiolukorrad lahendama, et me peame ise ka sinna panustama, oleme siis omavalitsus, mõni teenusepakkuja või tavakodanik. Ja see kõik vajab ka planeerimist, et kriisiolukorras kiiremini olukorda lahendada. Siis lisaks on suureks takistuseks nagu toodud piiratud teadlikkus ja ka BSK eraldatus kriisikomisjonist. Et need tuleks integreerida natuke rohkem. Koolituste vähesus või detailsus, et põhjalikumalt eelnevalt kajastatud ja sellest tulenevalt siis ka töötajate ajapuudus, ülekoormus, et kas nad jõuavad nendel koolitustel osaleda, kas nad jõuavad praktiseerida seal õpitut. Samamoodi see teadlikkus koostööpartneritest, kes on koostööpartnerid, mida nad teevad, mis on võimalikud koostöökohad ja kes koordineerib, kui midagi juhtuma hakkab, et mismoodi see info ühest organisatsioonist teise liigub ja kas seal on mingisuguseid muudatusi vaja teha, kui mingisugune olukord ületab mingi künnise, muutub keerulisemaks või hoopis lihtsamaks. Oluliseks takistuseks selgelt tuli välja, Saara pikalt kirjeldas, on puudulik kommunikatsioon. Et kui me teame, kes mida teeb, on ka lihtsam juhtida seda kõike, lihtsam aru saada, kuidas olukorda lahendada. Ja taaskord praktika puudumine, kui suur süsteemsus
süsteemsuse takistus, et me peame saama praktiseerida seda, mis me õpime, aga et ongi suur mõttekoht meile kõigile, et mida, kuidas seda teha, et see oleks mõistlik, et samas töötajad jõuaksid teha ka oma muid ülesandeid. Ja siit siis soovitusena tuleb, et tõepoolest koostöös Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja ka teenuse osutajatega tuleb suurendada erinevate osaliste elanike teadlikkust BSK-st ja ka nende võimekust abivajajatele pead osutada, et ka Katrini mainitud digikoolitused on selline hea lihtne võimalus paindlikult neid oskuseid tõsta. Aga kuidas siis edasi minna, et me tõime välja mitmeid probleemkohti, võimalikke soovitusi ja seda, et omavalitsuste võimekus on väga erinev, et mida, kuidas siis ikkagist teha. Ja meie kõige suurem soovitus on see, et ei tasu nüüd seada endale liiga suuri eesmärke, mis mõjub kindlasti ka demotiveerivalt, vaid tuleb teha väikeseid samme, väikesesammulised eesmärgid lähtuvalt omavalitsuse hetkevõimekusest. Ja aruandes on nagu pikemalt toodud, et see on nüüd selle koosloome töötoa põhjal tekkinud lisa, et see on tõepoolest aruande lisades, aga see võib anda teile mõtteid, et mismoodi edasi areneda. Et seal on erinevad tasemed toodud, et kui ei ole üldse mõelnud sellele valdkonnale või kui juba ollakse väga eeskujulik erinevaid asju tehtud. Et need numbrid seal, kas ta nüüd tase 1, 2, see ei oma nii suurt tähtsust, aga selles listis on erinevaid pisikesi aspekte, millele mõelda, et saab vaadata, et kas ma olen mõelnud sellele, et mul on BSK integreeritud näiteks kriisiplaani, okei, sellega on korras. Kas ma olen uurinud välja, kes meil kohal nagu piirkonnas pakuvad BSK-d, millised on koostöövõimalused, ei ole, okei, ma lähen uurin, vaatan, mida tehakse. Et seal on selliseid pisikesi sammukesi, mida saab nagu vaadata, panna linnukesed, mida me veel saaksime teha selleks, et me oleksime võimekamad, me oleksime rohkem valmis, et inimesed teaksid, et ka omavalitsuse enda töötajad teaksid, mis see on, miks see on oluline ja miks me peame märkama ka seda, kuidas meie kaaskolleegid hakkama saavad, äkki vajavad nad abi. Et BSK ei ole midagi võimatut, mida me ise ei saa nagu ka aidata, mille pakkumist nagu toetada. Ja siis Sotsiaalministeeriumile, Saara. Ja, et ühtlasi koostasime oma uurimuse põhjal soovitused ka Sotsiaalministeeriumile ja Sotsiaalkindlustusametile ja nende soovituste koostamisel lähtusimegi suures osas just KOV-ide enda välja toodud kitsaskohtadest tänases praktikas. Et mis kõige enam välja tuli, oli see, et lähtuvalt siis soovitakse koolituste puhul natukene rohkem selgust ja praktilisemat laadi. Et siin KOV-id tõid välja, et oleks hea, kui koolitustel oleks eraldi välja alati toodud ka selged eesmärgid, erinevad tasemed ja tuleks kaaluda ka siis võib-olla KOV-ide hinnangul sessioonide lühendamist. Ja siin meie poolt on ka oluline ettepanek, et need koolitused oleksid alati asjakohased, nad oleksid kättesaadavad lisaks eesti keelele võimaluse korral ka vene ja inglise keeles ja samamoodi, et seal koolitustes oleks tähelepanu pööratud BSK osaliste kaardistamise olulisusele, millest me oleme täna hästi palju siin rääkinud, rolli jaotusele ja veel kord sellele koostöö ergutamisele. Siis teiseks tuleks selgelt või selgemalt määratleda rollid ja koostööviisid nii KOV-idele ja teistele osalistele oleks vaja arusaadavaid juhiseid just niimoodi rollide leidmisel. Tuleks leida ka tasakaal eelkokkulepete ja aruandluse vahel ja kui tulevad uued seadused või juhised, siis nende tutvustamisel oleks sobilik luua ka eraldi infotunnid, kus oleks ka siis küsimuste-vastuste ring. Lisaks on selge see, et rahaline toetus KOV-idele aitab luua järjepidevust. KOV-ide hinnangul samamoodi see ikkagi motiveerib BSK teemat igapäevatöösse integreerima ja aitab mõista selle olulisust.
Siis veel, mis me välja tõime soovitustena, on see, et KOV-id vajavad ikkagi järjepidevat tuge planeerimisel ja teenuse pakkumisel. Et siinkohal saab aidata kaasa ka koostööpartnerite ja spetsialistide leidmisel või selle probleemi siis süsteemi loomisel. Ja samamoodi jällegi see, et kuidas säilitada paindlikkus ja pakkuda tuge pidevalt, mitte ainult siis, kui seda küsitakse. Ja veel kord kommunikatsioon, infovahetus, mis peaks siis hõlmama KOV-i puhul nii kriisikomisjoni kui ka sotsiaalosakonda, et jällegi, et see info ei jõuaks ainult ühe inimeseni, kus ta võib sinna kinni jääda. Ja viimase soovituseni siis tõime välja ka selle, et BSK peaks olema eraldi nähtav infosüsteemis ja juhendmaterjalides, et näiteks Citikas või ka KOV-i siis kriisiplaani koostamise juhendis. Just, ja põhjalikumalt saate lugeda nii soovitusi, probleemkohti, võimekuse kohta aruandest, mille leiate meie kodulehelt ja ka Sotsiaalministeeriumi kodulehelt, ja tänase salvestuse ja slaidid me paneme ka sinna ülesse. Ja nüüd on hea võimalus ka küsimusi esitada. Just nimelt, suur tänu Balti Uuringute Instituudile. Enne kirjutasin chatti, et olete oodatud küsima küsimusi nii suuliselt kui kirjalikult. Kirjalikult ühtegi tulnud ei ole. 2 linki ma lubatult chatti juba panin. Üks on siis see vaimse tervise valgusfoor ja teine on psühholoogilise esmaabi koolitus. Ja lisan siia kohe ka lingi Sotsiaalministeeriumi kodulehel olevale täispikale raportile, millega nüüd saate lähemalt tutvuda. Nii. Hetkel on siis veel võimalus küsida küsimusi, kui on täiendusi ja täpsustusi. Ja kui neid hetkel ei ole, mida paistab, et hetkel ei ole, siis suur tänu veel kord. No nii, ikkagi tuli küsimus, väga tore. Kadi küsib, mis oli teie enda jaoks kõige üllatuslikum tulemus? Võib-olla ikkagi see mitmekesisus, et kui me pidimegi kontrollima, valideerima, kas omab tähtsust omavalitsuse suurus, asukoht, muud sellised, et siis tegelikult need ei ole olulised, vaid kõige olulisem on ikkagi see inimene, kes omavalitsuses töötab, tema enda kogemus, teadlikkus, võimekus prioriteete seada. Ja see, kui oluline on ikkagi varasem kogemus mõne kriisiga või siis ka see, kui positiivselt mõjub selle isiku nagu varasem töö või kokkupuude näiteks Naiskodukaitsega, päästega, politseiga, et see aitab nii palju aru saada, kui oluline on see teema ja kui oluline on koostöö, läbirääkimine rollide osas. Suur aitäh! Meie tund aega on ilusti läbi saanud. Ja veel kord suur aitäh kõikidele omavalitsustele uuringus osalemast, sinna panustamast. Suur aitäh meie partnerile Balti Uuringute Instituudile eesotsas Maarja ja Saaraga. Me oleme võtnud nii iseendale neid antud soovitusi juba omajagu on tehtud ja omajagu planeerime, kuidas minna edasi. Nagu mainitud, siis nii Sotsiaalministeerium kui ka Sotsiaalkindlustusamet on teile nõu ja jõuga abiks, pöörduge julgelt ja meie poolt tuleb ikka järgnevaid tegevusi ja siis te nendest ka kindlasti kuulda saate. Ilusat päeva ja nädalat kõigile! Aitäh kõigile, head aega! Aitäh, ilusat päeva!